Mõned päevad enne volbripäeva oli aeg peaaegu et korras. Oksad ja praht oli kuhjatud suurde hunnikusse. Vanaisa ütles, et volbriööl süütame lõkke ja põletame kõik ära. Olime emaga aias herneid ja ube külvamas, kui nägin vanaisa midagi sootuks kummalist tegemas. Tal oli käes pintsel ja ämber valge värviga ning värvis õunapuid. Vanaisa, mis asja sa teed? Miks sa õunapud ära värvid? Sellepärast, et kui õunapud valgeks värvida, siis tulevad sügisel puule valged õunad otsa, ütles vanaisa surm tõsiselt. Mõtlesin natuke selle üle. Vanaisa, kas päriselt? Ei, ma teen ainult nalja, Kärt, hüüdis vanaisa ja pahvatas naerma. See pole tegelikult värv, vaid veega segatud lubi. Seda pannakse puu koorele, et ereda päikese ja sellest tuleneva mõranemise eest kaitsta, et sitikad ja röövikud koore alla elama ei läheks. Samal ajal lendasid vahtrapuu otsa 2 suurt musta varest ja jälgisid, kuidas ema herneid külvab. Oi, Kärt, see on nüüd küll paha lugu. Kui varesed herne külvi näevad, siis vaevalt, et üldse mõni hernetaim ülesse tõuseb. Varesed pistavad ju kõik enne pintslisse. Kas sa teed jälle nalja, vanaisa? Vanaisa raputas pead. Tule, Kärt, meil on vaja hernehirmutist. Kus kohast me selle saame, vanaisa? Ise teeme muidugi. Tegelikult ei olnudki see nii keeruline. Kasutasime oksi ja kuivanud puulehti, mida aias veel külluses leidus. Pööningult leidsime ühe vana punaseruudulise särgi, paigatud dressipüksid ja katkise põhjaga viltkaabu ning jupinööri. Pea tegime padjapöörist. Joonistasin sinna markeriga näo pähe ja toppisime lehti täis. Seejärel kinnitasime nööriga pika lati külge. Pluusi ja püksid täitsime samuti puulehtede ja kuivanud heinaga. Lõpuks sai meie hernehirmutis valmis. Panin talle veel vanad pajakindad ja kellukesed kätte, et ta ikka rohkem müra teeks ja linnud aiast eemal hoiaks. Varesed ei osanud hirmutusest midagi arvata, aga peenra peale herneid varastama ka ei julgenud tulla.